Ja tere ilusat pärastlõunat kõigile, kes on meiega ühinenud tänasel infopäeval või tänasel infotunnil, õigem oleks võib-olla öelda. Mina olen Maidimi. Tervist, mina olen Kerli Kanger. Ja täna me siis Kerliga viime läbi seda infotundi ja räägime natukene täpsemalt sellest, kuidas kogukonna meetmest ja ühistegevuse meetmest sellel aastal selles voorus taotlemine käib. Millest täpsemalt juttu tuleb? Kõigepealt Kerli võtab sõnajärje üle ja räägib siis mõlema meetme üldistest tingimustest ja toetuse taotlemise tingimustest. Väga siis nii-öelda täpsemalt ja konkreetsemalt, mis annab siis hea ülevaate sellest, millega arvestada. Ja seejärel mina võtan sõnajärje üle ja räägin natukene sellest, milline on Võrumaa partnerluskogu seekordne strateegia. Annan ülevaate nendest erinevatest eesmärkide tasanditest ja samamoodi ka hindamiskriteeriumitest, mis lõppkokkuvõttes on ju need, mille alusel hindajad otsustavad, kes toetuse saavad ja kes mitte. Pole veel korralduse mõttes infoks see, et me tänast infotundi salvestame, nii et kui midagi tahate hiljem järgi vaadata või üle kontrollida, siis see võimalus saab olema teile olemas. Koduleheküljele paneme selle salvestuse ülesse. Võib-olla küsimuste ja vastuste kohta ka veel see, et võid täitsa julgelt kirjutada neid vestlusaknasse jooksvalt. Et me Kerliga näeme neid küsimusi siin ka enda ees kenasti. Ja ettekannete vahele ja lõppu jätame ka siis vajaliku aja, et saab otse küsida küsimusi ka siin eetris. Nii, tundub, et siis saame alustada ja Kerli võtab sõnajärje siit üle. Nii, Võrumaa partnerluskogu alustab siis oma uut programmperioodi. Uut selles mõttes, et mõned asjad on muutunud. Kui varasemalt oli siis see tõendamine käis kuludokumentide alusel, siis nüüd tuleb see kulude mõistlikkus tõendada ära taotlemise hetkel. Aga sellest siis ma räägin ka täpsemalt. Nii, avatud on meil siis 2 meedet, mis on suunatud siis kogukondadele. Üks on siis kogukonnameede, mille maht on siis 295 000 eurot ja ühistegevuse meede, mille maht on siis 195 300 000 umbes. Ja taotlusvoorud mõlemas meetmes on avatud siis 1. aprillist kuni 15. aprillini. Ja täpsemalt siis nüüd meetmest. Kogukonna meetmest alustame. Meetme eesmärk on siis võimekad isemajandamise võimelised ja partnerlusele orienteeritud kogukonnad. Taotlejateks saavad olla siis mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. Tingimuseks on siis see, et tuleb tegutseda Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonnas. MTÜ ja sihtasutus peab olema tegutsenud 6 kuud ja ühte meetmesse saab esitada 1 taotluse. Kogukonna meetmes on siis toetuse miinimummäär 5000 eurot ja maksimummäär 60 000 eurot. Ja toetuse protsent, mida siis antakse abikõlblikest kuludest, on 85%. Kogukonna meede, need abikõlblikud tegevused on jagatud siis meil 3 plokki. Esimene on siis ligipääsetavus, keskkonna ja kliimasõbralikud lahendused. Siin on siis erinevad tegevused, mis on seotud siis energiajulgeolekuga näiteks, ligipääsetavusega ja keskkonna ja kliimasõbralike lahendustega. Järgmine plokk on arukate külade strateegiad, isemajandamise ja toimepidavuse võimekuse arendamine. See aruka küla strateegia koostamine on siis ainukene pehme tegevus, mida me sellest meetmest siis lubame. Ja siinkohal on siis oluline arvestada sellega, et seda ei saa teha siis üksi, vaid selleks peab olema partner. Siis kogukonnakeskuste isemajandamist soodustavad investeeringud ja omavalitsustega koostöös delegeeritud teenuste käivitamiseks vajalikud investeeringud. Ja viimane plokk on investeeringud kogukonnakeskustesse, avalikesse ruumidesse. Siin on siis erinevad investeeringud, mis on siis kogukondlikuks tegevuseks vajalikud.
siis elanikkonna erinevate vanuse ja tervisliku seisundiga gruppide terviseedenduse teemad on hästi olulised ja taristu investeeringud ehk siis teed, kanalisatsioon, liitumistasud, energiaamprite ostmine ja muu selline. Teen siis nüüd siinkohal ka siis ühistegevuse tegevustest väikese ülevaate. Ühistegevuse meede on siis meede, mis on suunatud, kasusaaja peab olema siis kogu tegevuspiirkond ja meetme eesmärk on siis koosloomes kujundatud lahendused leevendavad piirkonna väljakutseid ja tõstavad osapoolte võimekust muutustega kohaneda. Taotlejateks saab siin olla mittetulundusühing, sihtasutus ja kohalik omavalitsus ja tingimused on tegelikult samad, mis eelmise meetme puhul. Toetus on siis miinimum on 5000 ja maksimum on siis 30 000 eurot ja toetuse määr siis samamoodi 85% abikõlblikest kuludest. Ühistegevuse meede on siis meede, mis eelkõige on suunatud pehmetele tegevustele. Ja see on siis jagatud 3 nii-öelda suunda, mida me siis selle meetme raames toetame. Esimene on siis elanikkonna suund, ettevõtluse suund ja kogukondade suund. Elanikkonna suund, et siin erinevate oskuste ja teadmiste arendamine, siis tegevused, mis julgustavad ja kutsuvad üles ja toetavad erialase hariduse omandamist ja elukaare ulatuses tervislike eluviisi toetavad tegevused. Kogukondade suund on siis kõik, mis on suunatud kogukonnakeskuste isemajandusvõimekuse suurendamiseks, kogukonnakeskuste aktiivne ning regulaarne toimepidavuse tagamine erinevatele elanikele, arenguvõimaluste loomine kogukondadele, nende eestvedajatele, nende kasvatamine, kujundamine, siis tegevused, mis tõstavad valmisolekut teenuste koosloomeks ja delegeerimiseks, tegevused, mis soodustavad omavalitsuste ja kogukondade koostööd ja võrgustikud. Ja viimaseks siis ettevõtjate suund on loomemajanduse edendamine piirkonna maine ja ettevõtlikkuse suurendamise eesmärgil, siis ettevõtlikkust soodustava keskkonna arendamine, sealhulgas siis erialaste oskuste arendamine, ettevõtete väärtusahela põhilise koostöö soodustamine ja edendamine ja ettevõtjate senisest tihedam koostöö teadusasutustega. Abikõlblikud kulud nende meetmete raames on siis sellised, et need on siis, mida te olete kavandanud oma projekti elluviimiseks ja peavad siis vastama nendele 5 punktile. Peavad olema siis sihtotstarbelised, mõistlikud, majanduslikult soodsamad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projekti toetuse eesmärgi saavutamiseks. Mitteabikõlblike kulude rida on oluliselt pikem. Valdavalt nendele, kes on varasemalt liiderprojektiga kokku puutunud, on suhteliselt samaks need jäänud. Kõik, mis puudutab siis, mis oli ka varem, on ka nüüd mitteabikõlblik. Näiteks siis käibemaks, kui käibemaks on võimalik tagasi saada, siis sularahamaksed, stipendiumid, annetused, kingitused, üldkulud, siis ühistegevuse puhul partneri tegevuskulu, see oli ka eelmine kord, ehitusmaterjali ostmise kulu ilma ehitustegevuseta. Seekord on siis uus selline mitteabikõlblik kulu on siis ehitustegevuse kulu, mida ei ole teinud ehitusalal tegutsev ettevõtja. Sellest räägime natukene hiljem. Ja seda ehitist peab saama ka siis sihipäraselt peale projekti lõppu kasutada. Lisandunud on ka siis üks uus veel, on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
sätestatud kulud, see puudutab eelkõige siis põllumajanduslikku valdkonda. Lisadokumendid. Liikmete nimekiri, kui taotlejaks on siis MTÜ, siis ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele siis planeeritakse ehitada või mida siis ehitatakse või renoveeritakse või kasutatakse millegi jaoks, on siis antud taotlejale kasutada vähemalt 5 aastaks. Meie omalt poolt soovitame selle lepingu teha ikkagi pikema, et see oleks vähemalt 7 aastat, kuna projekti elluviimise aeg on 2 aastat, et ta kataks selle nõude. Uue hoone puhul on nõutud hoonestusõigus. Vajalik on siis ka KOV-i kiri ehitusloa vajalikkuse kohta, sest kohalik omavalitsus ütleb teile, kas see tegevus, mida te soovite teha, on ehitusprojekti kohustusega või mitte. Siis ehitustegevust tõendavad dokumendid ja ühisprojekti puhul tuleb esitada siis 1,5 kuni 2 aastane tegevuskava. Natukene siis sellest ehitustegevusest. Ehituse puhul, nagu sai mainitud, on see KOV-i kiri hästi oluline ja sellest tulenevalt, kui KOV ütleb, et see ehitis, mida te soovite teha, käib ehitusprojekti ehitusloaga, siis see ehitusprojekt peab olema olemas juba taotlemise hetkel ja see tuleb taotlusele lisada. Siis ehituse hinnapakkumine peab olema PRIA vormil, see on kättesaadav meie kodulehel või siis PRIA kodulehel. Ja teine oluline ehitusse puudutav nõue on see, et ehitust teostav ettevõtja peab omama ehitusalal tegutseva ettevõtja nõuet ehk MTR registris peab olema vastav märge, et tal on õigus ehitustöid teostada ja see peab olema siis kõigil pakkujatel ühtemoodi. Kulude mõistlikkust tõendavad dokumendid. Nagu ka varasemalt, siis 3 võrreldavat hinnapakkumist, kui toodete või teenuste käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot. Võrreldavate pakkumiste puhul peavad pakkujad olema siis asjakohased ja üksteisest sõltumatud. Üks hinnapakkumine tuleb esitada siis, kui toote või teenuse käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot. Ja hinnapakkumisel on seekord ka väga kindlad tingimused seotud, mis seal peavad siis olema, et seal peab olema projektitoetuse taotleja nimi, hinnapakkuja nimi, registrikood, kontaktandmed, hinnapakkumise väljastamise kuupäev ja töö või teenuse või vara üksikasjalik kirjeldus. Samuti siis käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus ja vajaduse korral ka tehniliste tingimuste loetelu. Hinnapakkumine võib olla ka siis midagi muud. Millest peab siis selguma töö, teenuse või vara üksikasjalik kirjeldus, dokumendi kuupäev ja maksumus. Näiteks saab olla selline veebipoe väljatrükk, kust on näha siis, mida soovitakse osta. Et see siis sobib ka. Ühisprojektil on natukene tingimused teised. Ühisprojekti puhul tuleb esitada hinnakalkulatsioon koos kulude mõistlikkust selgitava põhjendusega. Ja seal, kui ühistegevuse raames mingi töö või teenus, mida te siis soovite soetada, ületab 1000 eurot, siis tuleb võtta üks pakkumine. Et teie ühisprojekti puhul ei kohaldu see 3 pakkumise nõue, piisab siis ühest. Ja taotleja ei tohi küsida hinnapakkumist endaga seotud isikutelt tulumaksuseaduse paragrahv 8 lõige 1 mõistes. See on nüüd selline pikk paragrahv, siin on ära toodud 9 erinevat punkti, kuidas siis need seosed ei tohi olla. Ja selle eest, kas te olete seotud selle pakkujaga või mitte,
vastutab siis taotleja. Et soovitan siis selles osas ka hästi hoolikas või tähelepanelik olla. Võrumaa partnerluskogu oma tehnilist kontrolli teostades saab kontrollida äriregistrist seotust, aga PRIA-l on võimalus kontrollida veel mitmetest registritest, elanike register, maksuameti register ja nii edasi. Millised on siis toetuse saaja kohustused? Tuleb siis saavutada eesmärk ja tulemus. See on nagu eriti oluline sel perioodil. Vähemalt viimase maksetaotluse ajaks on toetuse saajal kasutusluba või teatis. Siis tuleb tagada, et seda tegevuse abil soetatud vara või seadet saab kasutada vähemalt 5 aastat peale PRIA viimast väljamakset. Võimaldab siis teha auditit, teostada järelevalvet, teavitab siis PRIA-t ja kohalikku tegevusrühma projektitaotluses esitatud või toetava tegevusega seotud andmete muutmisest või kui selgub mõni muu asjaolu, mis takistab projekti elluviimist. Siis näitab avalikkusele, et tegemist on toetuse abil elluviidava tegevusega. Nagu ikka, siis nüüd on meil uus logo, mida te näete minu selja taga, see sinine lipukene. Et see on siis sellel perioodil selline kohustuslik teavituselement. Ja taotluste esitamisest. Taotlus siis tuleb esitada läbi e-PRIA keskkonna, et veenduge, et oleksite e-PRIA klient, need, kes varem seda võimalust kasutanud veel ei ole. Siis tegevusrühma küsimused projekti kohta on kättesaadavad meie kodulehel. See on siis see vorm, mille järgi hindamiskomisjon hakkab teie taotlust hindama, nii et sealjuures tuleks siis olla eriti tähelepanelik ja vastata nendele küsimustele, mida seal küsitakse. Taotlejatel on kohustus siis eelnõustamisele. Selle mõte on see, et välja selgitada teie projekti idee ja kuidas see sobib meie meetmesse. Nagu öeldud juba sai, siis taotleja saab esitada ühte meetmesse ühe taotluse ja menetlusse võetakse kõik taotlused, mis on esitatud PRIA e-teenuse keskkonna kaudu välja kuulutatud taotlusvooru viimasel päeval kell 16.00. See siis tähendab seda, et PRIA-s on taotlusvoor seadistatud niimoodi, et 15. aprill kell 16.00 läheb süsteem lukku ja kui teil jääb midagi pooleli, siis ta pooleli jääbki. Ja seda taotlust menetlusse ei võeta. Aitäh kuulamast. Kas kellelgi on küsimusi? Tundub vist, et ei ole, aga ma annaks siis nüüd edasi sõna Maile, kes räägib strateegiast ja hindamiskriteeriumitest, et mis seal siis tähele panna. Ja, aitäh selle ülevaate eest, et päris palju tehnilisi detaile, millele tähelepanu tuleb juhtida, aga see kindlasti olid head juhised selleks, et siit edasi minna. Aga tõepoolest, ma annan siis väikese ülevaade sellest strateegiast, mis siis sellel korral on nende toetusmeetmete koostamise aluseks olnud, hindamiskriteeriumitest samamoodi. Ja võib-olla mul on olnud hea meel olla Võrumaa partnerluskogu strateegia koostamise eestvedajaks sellel korral, nii et see on siis ka see põhjus, miks ma täna nendest teemadest siin teile räägin. Ja mõned soovitused ja nõuanded ka veel siis lõppu võtame Kerliga kokku, et millele kindlasti tasuks, kust alustada ja millele siis erilist tähelepanu veel pöörata, kui see suur info on nüüd juba teieni laotatud. Miks me siis üldse peame rääkima võib-olla strateegiast, eks ju, et eks neid vorme ja neid nii-öelda nõudeid on hästi palju kogu selles protsessis, aga tõepoolest tegevuspiirkonna ehk Võrumaa partnerluskogu strateegia on siis see strateegia, mille me oleme koos kokku pannud siin piirkonnas, küll juba päris mitu aastat tagasi, aga kõik see protsess täpselt nii pikk ongi olnud. Ja tegelikult strateegia on toetusmeetmete koostamise alus.
et ükski rahastus ei jõua taotlejateni kunagi niisama, vaid ta peab toetuma mingisugustele konkreetsetele dokumentidele ja need konkreetsed meetmed siis toetuvad meie piirkonna strateegiale. Ja tegelikult kõik rahastatavad projektid peavad aitama siis täita neid eesmärke, neid arenguvajadusi ja indikaatoreid, mis me strateegiasse oleme kirjutanud. Nii et võib siis öelda, et iga projekt panustab sellesse, et strateegias kirjeldatu saaks ellu viidud. Ja hindamiskriteeriumite puhul ka, et lisaks kõigele, millele taotleja peab tähelepanu pöörama, siis kindlasti hindamiskriteeriumitele ma soovitan ka väga tähelepanu pöörata, sest need on need, millele tuginedes hindajad oma hinnangud kujundavad ja neid seoseid nad väga teadlikult nende kriteeriumite ja siis teie projekti ja strateegia vahel ka otsivad, nii et nendel hiljem vaatame ka üle, nendel on väga suur osakaal, kui hindajad oma hinnanguid kujundavad. Võib-olla veel natukene korraks toon teid tagasi sellisele üldisele tasandile ka, et milline see meetmete struktuur siis tervikuna välja näeb seekordse strateegia raames, et me räägime täna kogukonnameetmest ja ühistegevuse meetmest, mis on siin ka punase raamiga ümbritsetud, aga siis on lisaks veel ka ettevõtluse meede, mille kohane infopäev meil juba on olnud ja toimunud, ettevõtluse meede on juba avatud. Tulemus on veel sotsiaalse kaasatuse meede, mis on siis sellel korral uuenduslik ja uus ja tegelikult ei puuduta liidervahendeid, vaid on Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatav. Ja selle kohta siis kevade saabudes juba tuleb natukene täpsem info ka, nii et igal juhul esimesel poolaastal selle kohta infot jagame ja selle meetme ka avame. Ja siis on veel koostöömeede ka, aga see on siis selline eraldi meede, mille raames tegelikult saab ainult liidertegevusgrupp projekte ellu viia. Nii et selline on siis see üldine meetmete struktuur. Ja siit edasi siis ikka hoiame fookust kogukonna ja ühistegevuse meetmel mõlemal. Nii, meie strateegia visioon, nagu te siin näete, ehk et siis selline suurem tulevikupilt või kaugem tulevikuvaade, mille poole me pürgime, on siis võib-olla märksõnad siit välja tuua, eks ju, et tõesti sellised uudsemad lahendused, ettevõtlikud eestvedajad, seda siis tegelikult nii ettevõtjate kui ka kogukondade võtmes, mitte ainult siis ühesuunaliselt, hoolivad kogukonnad ja elujõuliste ettevõtjate siis selline kestlikkus ka. Et need on võib-olla need kõige olulisemad märksõnad, mis tegelikult ühendavad ja annavad nagu katuse meie strateegiale tervikuna. Siis te näete siin selliseid strateegilisi eesmärke, mis on juba natukene konkreetsemad ja ettevõtlike eestvedajate juures me oleme siis toonud ka väärtusena välja need tervislikud eluviisid. Üldse sellise tervislikkuse märksõna on sellel korral päris tugevalt strateegias esindatud, tulenevalt just meie piirkonnaga sellest tervena elatud aastate märksõnast ja ka see, mida me tegelikult strateegiat koostades üldse tajusime ja kokku koondasime arvamuste läbi ka. Võimetekohane eneseteostus, kohanemisvõimelised ja hoolivad kogukonnad, mis siis säilitavad sellist maalist elustiili, panustavad ka omakorda heaolu tagamisse ja loovad ka osalusvõimalusi erinevatele ühiskonnagruppidele. Ja siis elu- ja ettevõtluskeskkond ka ühe sellise strateegilise eesmärgina, kus siis ka piirkonna omapära, selline kultuuriline eripära ja omapära on toodud fookusesse. Ja just, et luua siis ka selliseid kohalikke lahendusi sellistele suurematele ühiskondlikele väljakutsetele, mis meil ees seisavad. Ja sealt edasi siis järgmine tasand on juba meetmete eesmärk, mis siin tegelikult ka Kerli ettekandes juba kenasti ka kõlasid ka, et siis kogukonna meetmes tõesti see võimekusel on fookus, isemajandamise võimelisusel on fookus, partnerlusel. Ja ühistegevuse meetmes siis me tõesti näeme selliseid koosloomes kujundatud lahendusi, mis siis ka need piirkonna väljakutseid aitavad lahendada ja tõsta siis võimekust muutustega kohanemiseks. Me oleme strateegias sõnastanud 5 erinevat arenguvajadust. Kindlasti taotlust kirjutama hakates soovitan hästi need läbi vaadata, sest üks hindamiskriteerium on ka selline, mis hindab siis seda, kuidas te olete nende arenguvajadustega seoseid loonud. Kindlasti ei ole eesmärk, et iga taotlus loob seoseid iga arenguvajadusega, vaid ikkagi ühega neist või mõnega neist.
Keskkonna ja kliimasõbralikud lahendused, ma arvan, et ei ole ilmselt üllatus, see on selline üldisem poliitiline suundumus, mida ka Euroopa Liit väga soosib, et oleks kajastatud ja see on ka meie strateegia, meie piirkonna üks arenguvajadusi, mis on välja toodud. Ettevõtlikkuse suurendamine just tulenes arenguvajadusena hästi sellest, et noori siseneb tööturule vähem, rahvastik väheneb, eks ju, et meil on vaja soodustada sellist ettevõtlikku mõttelaadi. Elanikkonna tervise parandamine, korraks juba mainitud ka tervena elatud eluaastatega meil liiga hästi Võrumaal ei ole. On vaja pöörata rohkem tähelepanu terviseedendusele, tervislikele eluviisidele ja sellest tulenevalt elukvaliteedi siis parandamisele, tõesti siis ka kogukondade, ettevõtjate ja miks mitte ka maakondlikul tasandil. Ettevõtete arendamine ja tasuvamate töökohtade loomine, et just nimelt mitte lihtsalt töökohtade juurde loomine, vaid tasuvamate töökohtade loomine, et tõsta siis siinsete tööandjate väärtust ja ka sellise piirkonna kuvandi kujundamise mõttes. Ja 5. arenguvajadus või väljakutse on siis üle elukaareline osalus. Just tuleneb hästi sellest, et vanemaealiste osakaal on meil ju tõusutrendis. Me oleme samamoodi vananeva rahvastikuga piirkond ja et erinevad ühiskonnagrupid oleksid siis rohkem kaasatud, sageli just vanemaealistele seda võimetekohast kaasatust ja eneseteotust napib, et siis see on ka üks selline arenguvajadus, mis seekord on strateegia fookuses. Indikaatorid ja neid te näete siis ka siin, et indikaatoritel on ka strateegia mõttes oluline roll täita. Kogukonnameetmes ja ühistegevuse meetmes on need siis mõnevõrra erinevad. Ja ka see on siis üks punkt, mida taotluse kirjutaja peab teadma, et millise indikaatori täitmisesse tema siis panustab. Et kui ta kogukonna meetmesse näiteks projekti teeb, siis taotlusvormis on vaja kirjeldada ka seda, et millisesse indikaatorisse siis te panustate. Et kas te panustate tervist edendavate investeeringute või rajatud objektide osasse või te renoveerite mõnda kogukondlikus kasutuses olevat objekti või nii edasi. Ja ühistegevuse meetme suhtes siis samamoodi, et ma siin neid otse ellu või teile ette lugema ei hakka praegu, aga et lihtsalt oluline koht jälle teadvustada, et indikaatoritesse iga projekt peab panustama. Nii ja nüüd siis hindamiskriteeriumitest. Ja kõigepealt vaatame siis kogukonnameetme hindamiskriteeriumid, et mõnevõrra on nende 2 meetme puhul kriteeriumid erinevad, aga üldine selline loogika ja enamus nendest on ikkagi sama. Mul on tumedaks tehtud need hindamiskriteeriumid, mille osakaal on suurim. Ja nagu te näete, siis tõesti projekti panus strateegia arenguvajaduste leevendamisele on 20% osakaaluga ja projekti mõjumeetme eesmärgi ja sihtväärtuste ehk indikaatorite saavutamisesse samamoodi 20% ja projekti eelarve ja põhjendatus on olulise osakaaluga. Vaatame neid järjest kohe läbi ka, aga enne veel vaatame üle, millised on siis ühistegevuse meetme hindamiskriteeriumid. Siin on olulisem erinevus on selles, et üks hindamiskriteerium on siis lisaks ehk et hindajad vaatavad ka seda, kuidas koostööpartnerite rollid on siis kirjeldatud ja millist sellist lisandväärtust sellest koostööst nähakse. Et koostööst päriselt sünniks ka selline nagu veel ekstra kasu või selline tulevikku vaatav lisandväärtus, mis siis kuidagi aitab edaspidi teatud asju paremini teha või efektiivsemalt teha. Ja selle võrra siis lihtsalt on siin natukene osakaalud ka teised, aga ülejäänud indikaatorid on tegelikult mõlema meetme puhul samad. Nii ja kui nüüd natukene siis rohkem avada, et siis kuidas taotleja võiks nendest kriteeriumitest aru saada ja mida projekti kirjutamisel tähele panna, siis selleks, et vastata sellele hindamiskriteeriumile, et kuidas siis projekt panustab nende arenguvajaduste leevendamisele, on tegelikult vajagi väga selgelt luua seoseid teie projekti nende tegevuste vahel, mida te kirjeldate ja võib-olla selle soovitud tulemuse vahel, mida te kirjeldate ja strateegia arenguvajaduste vahel. Hindajate jaoks jääb napiks see, kui te kirjutate, et projekt panustab elanikkonna tervise parandamisesse. Et tegelikult tahab hindaja lugeda sealt seda, et kuidas ta siis täpsemalt sellesse elanikkonna tervise parandamisesse ikkagi panustab. Nii et see on selles mõttes küll koht, et tuleb läbi mõelda, kuidas te aitate kaasa siis nende
veel kord mitte kõikide arenguvajaduste nii-öelda täitmisesse, vaid siis mõnele neist on vaja need seosed ja sillad luua. Siis projekti mõjumeetme eesmärgi ja indikaatori täitmisesse, et samamoodi siin olen välja toonud nüüd uuesti kordusena need kogukonnameetme eesmärgi ja ühistegevuse meetme eesmärgid, et nendega siis on vajalik luua neid seoseid. Ehk et jälle mõelda läbi oma projekti tasandil, et kuidas need tegevused, mida mina viin oma projekti raames ellu, näitena panustavad sellesse, et meie kogukonnad siin Võrumaal on rohkem võimekamad või rohkem suudavad ise majandada või rohkem olla partnerlusele orienteeritud. Ja jällegi see, et tõdemusest, et see sinna panustab, on vähe, vaid jällegi ikkagi kirjeldada lahti, et kuidas ta panustab sellesse ja avada nagu seda poolt rohkem lahti. Ja siis nagu juba öeldud, mainida ka ära see, et millisesse indikaatorisse teie siis otsejoones panustate. Nii, siis on veel üks selline kategooria, mis on meil strateegias ka kirjeldatud, on läbivad põhimõtted. Ja need on siis tõesti sellised, nagu te siin näete, ka on toodud meil läbivate põhimõtetena välja, mida me näeme, et kõik need projektid, mis Võrumaa partnerluskogu strateegia raames ellu viiakse, võiksid nendest põhimõtetest lähtuda. Ehk et uuenduslikkus, et ikkagi see, et me proovime mõelda välja midagi uut. Võib-olla see uuenduslikkus seisneb uuenduslikuna selle kogukonna jaoks või selle piirkonna jaoks. Ta ei pea olema kogu maailmas täiesti uuenduslik lahendus, aga et ikkagi me proovime midagi teha teisiti, midagi teha uutmoodi. Selline läbiv põhimõte või oluline väärtus on koostöö. Liider oma olemuselt ju ka on hästi koostööpõhine selline struktuur erinevate sektorite vahel, nii et kindlasti see koostöömärksõna on oluline, et seda tehtaks kas või ka siis, kui koostöö või ühisprojektiga tegemist ei ole, kuidas siis kogukonna tasandil sellist koostöö poolt arendatakse ja sellest lähtutakse. Koosloome, et me ikkagi püüame tuua sellesse protsessi erinevad osapooled ja jõuda nende tulemusteni nii, et on selline tugev kaasatus ja erinevate nii-öelda mõtete paljusus sealjuures. Kestlikkus, just seesama tasakaal inimeste minimaalse vajaliku ja ümbritseva keskkonna vaates, eks ju, et me võib-olla ka sellele kestlikkusele pöörame oma projekte ette valmistades ja ellu viies rohkem tähelepanu. Ja vana Võromaa kultuuripärand ka, et me seda ära ei unustaks, et kui me kusagile saame projekti ellu viies või projekti ette valmistades selle kultuuripärandiga luua sildu ja sidemeid, siis on see ainult positiivne. Nii et ja, selle siis hinde osakaal on küll 5%, aga siiski soovitame hästi korraks selle mõttega oma projekti läbi mõelda, et võib-olla ma saangi sellise kultuuripärandiga seotuse rohkem luua või uuenduslikkust rohkem välja tuua, et just võib-olla selliseid läbivaid põhimõtteid ka rohkem arvesse võtta. Nii, siis tuleb kogukonnameetme ja puhul on siis tõesti projekti mõju või olulisus tegevuspiirkonna arengus. See on siis 10% osakaaluga hindamiskriteerium ja selle puhul on siis vaja korraks mõtelda selle peale, et kuidas teie projekt siis sellise visiooni tasandiga haagib. Ja võib-olla tõesti natukene argumenteerida seda, kuivõrd oluline teie projekt on siis tegevuspiirkonna arengus. Ja ühistegevuse meetme puhul, nagu juba mainitud, siis tõesti see koostööpartnerite roll on vaja kirjeldada lahti, selleks on seal ka eraldi lahter selleks olemas ja kuidas siis on asjalikum või targem teie hinnangul teha sedasama tegevust koostöös, mitte võib-olla iga organisatsiooni vaatest siis eraldi, et mis on just see koostöö lisandväärtus, mis sinna juurde tuleb ja ma arvan, et ühistegevuse meetme puhul kindlasti väga oluline koht, et koos tehes asju jõuame kindlasti sageli parematele tulemusteni, aga see tuleb tihti ka selgelt välja kirjutada, et kõik sellest ühtemoodi ja teie nägemusest ühtemoodi aru saaksid. Nii, ja siis on veel need hindamiskriteeriumid, mis mõlemale meetmele on ühised ja sellised üsna üldised ja projekti kirjutajatele juba tuttavad. Projekti eelarve ja põhjendatus peab olema hästi läbimõeldud ja siin just selline terviklikkus. See, et eesmärk, tegevused ja eelarved on omavahel kooskõlas, sellises loogilises harmoonias, et päriselt oleks loogiline lugejale ka või hindajale ka tunnetada, et nende tegevustega ja selle eelarvega seda eesmärki on võimalik saavutada. Et just selline nagu kooskõla ja tasakaal, et ma arvan, et seda
tasub hästi silmas pidada. Projekti tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus. Ilmselt ka projekti kirjutajatele hästi tuttav, tuleb läbi mõelda seda, et mis saab peale projekti lõppu, kuidas need projektijärgsed tegevused on läbi mõelnud, kas nad on realistlikud, kas neid on võimalik ellu viia. Ja taotleja suutlikkus projekti elluviimisel ka on siin 10% osakaaluga hindamiskriteerium, mis siis tõesti hõlmab seda, et milline on taotleja varasem kogemus taoliste projektide elluviimisel. Ja ka teine pool on just see riskide kaardistus ja nende maandamine, et kuidas te olete seda ette näinud ja siis hindajate jaoks lahti kirjeldanud. Ja need on siis mõlemale meetmele samasugused hindamiskriteeriumid. Ja nüüd Võrumaa partnerluskogu koduleheküljel on väga põhjalikud infomaterjalid juba üleval. Ma tegin siia ühe sellise väikse juhise, et kuidas jõuda nende võib-olla õigete viideteni, et kui te sellele koduleheküljele lähete, siis leiate sealt sellise taotlejale alajaotuse, kus on 2025 taotlusvoor ja sealt alt siis loetelust kerides avaneb nii ühistegevuse meede kui kogukonnameede. Ja võib-olla veel eriti juhin tähelepanu sellele näiteks kogukonnameetme puhul, eks ju, et kui te sealt esitatavatest dokumentidest lahti klikkate, siis te jõuate sealt ka nendeni küsimusteni, mida siis Kerli ka viitas, eks ju, mis on Võrumaa partnerluskogu taotlusvormi küsimused. Et need on kindlasti need esimesed, et millest tasuks pihta hakata, kui te hakkate oma taotlust ette valmistama. Nii, ja nüüd lõpetuseks siis võib-olla kõige tähtsam Kerliga rõhutaksime veel selle üle ja siis tõesti annaksime teile veel sellise sõna ka üldiste küsimuste või mõtete testimiseks ja nagu väljatoomiseks ka, et kui midagi vajab veel täpsustamist või ülekäimist. No kõige esimeseks peaks vist ikkagi läbi lugema meetmelehe ja hindama seda, et kuidas tundub, kas sinu idee ikkagi päriselt sobitub sinna või päris kindel ei ole, siis tasuks konsulteerida. No mis Kerli veel on oluline? Ma vaatan, siin on küsimus, kuidas toimub nõustamine, nagu sai mainitud, et nõustamine kohustuslik, siis hea mõte oleks see, et me lepime aja kokku, nagu siin on juba kirjas, ja käime teie idee läbi. Ja teine tasand sellest nõustamisest on see, et kui see idee nagu leiab positiivse tagasiside, siis ongi need tegevusrühma taotlusvorm, mida me sooviksime siis näha, et te looksite need seosed nende strateegiaga, sest see on hästi oluline. Ja nii, et selles mõttes nõustamine, aga ma arvan, et võib-olla veel kellega nõustamist saab veebipõhiselt ka teha. Ja, ikka saab. Ja, nii et selles mõttes tuleb võtta Kerliga ühendust ja siis saab juba täpsemalt kokku leppida. Aga tõepoolest, kui te oma taotlust või oma seda tegevust juba saate esmase nõustamise põhjal hakata ette valmistama, siis me soovitame alustada tõesti nendest tegevusrühma küsimuste täitmisest ja siis need viited olid juba ka eelpool olemas. Nii, mis me veel saame soovitada, et hinnapakkumistel on sellel korral hästi oluline tähtsus. Just see seotuse teema, et kui te teate, et te olete kellegiga hinnapakkujaga seotud, siis pigem jätke see nagu tegemata, sest see vastutus on taotlejal seekord. Ja lõputult ilmselt ei saa ka neid välja vahetada. Et kuna seekord on siis skeem nagu veidi muutunud, seda nimetatakse lihtsustatud kulumeetodiks, kus siis taotleja peab ära tegema suurema töö siis taotluse esitamise hetkel, aga pärast, kui te juba projekti ellu viite, siis maksetaotluse esitamine läheks nagu kiiresti, siis seal enam ei kontrollita kuludokumente ja seetõttu ongi see kuludokumentide kontrollimine toimub nagu enne otsuse tegemist. Et see on nagu selline hästi oluline muudatus ja seetõttu vajab see sellist väga tähelepanelikku lähenemist ja hinnapakkumiste puhul on välja toodud siis lausa nõuded sellele hinnapakkumisele. Ja Kristjan ja Kaire on saatnud meile ka veel küsimuse, et kas peab olema uus hinnapakkumine või sobib ka samasuguse teenuse arve varasemast ajast, mis tõendab töö hinda ja mahtu?
Jah, kui see on, sellise asja võib nagu juurde panna, et kuna ühisprojekti puhul on võimalik siis esitada see kalkulatsioon ja PRIA huvi ongi nagu see, et kuidas te selle hinna olete saanud. Kui on midagi varasemalt võimalik sinna lisada, siis see peaks sobima. Nii, mis me veel oskame soovitada, on see, et varuda piisavalt aega taotluse esitamiseks e-PRIA-s, eks ju, et kuna see on ikkagi selline e-keskkond, seda nii-öelda perioodi ju jälle hakatakse nüüd rakendama, teatud muudatused on tehtud, siis nende tehniliste asjaolude jaoks kindlasti soovitame varuda lisaaega. Ja mis me siin oleme veel mõelnud, et alustada tuleb kohe ja 15. aprill, kui on taotluste esitamise tähtaeg, et siis tegelikult on juba hilja. Et võib arvestada sellega küll, et viimasele nädalale jääb päris suur töökoormus nii ehk naa, nii et mida rutem sa tegelikult saad pihta hakata, seda parem. Jah, ja just need meie enda taotlusvormi küsimused on täpselt need samad, mida te saate hiljem siis sellesse PRIA vormi kopeerida lihtsalt, kui see töö on ära tehtud. Jah, nii et tegelikult kohe PRIA keskkonda ju ei peagi minema, eks ju, et saab alustada nagu muud moodi ka, et siis kohe ei ole seda tehnilise nagu keskkonnasurvet peal. Nii, väga hea. Kui kaua kestab menetlemine, millal saab tegevustega alustada? No menetlusprotsess on nüüd tulenevalt sellest kontrollist pikem. PRIA-s läheb selleks 70 tööpäeva. See on siis 2,5 kuud peaaegu. No ma arvan, et alustada saate sügisel, kui teie projekt saab rahastuse. Just, nii et sellega tuleb siis arvestada, on ju 2 hindamise etappi, eks, et kõrgepealt ilmhindab Võrumaa partnerluskogu hindajate kogu ja seejärel siis PRIA asub oma menetlustoiminguid läbi viima. Jah, ja kõige rohkem võtabki aega just seoste kontrollimine, hinnapakkumiste seoste kontrollimine. Ja sealt siis need päevad tiksuvad. Nii, kas on veel küsimusi? On kõik selge või on kõik väga segane? No igal juhul ma arvan, et me saame selle mõttega lõpetada, et julgustada ikkagi küsima, julgustama teid nõu pidama ja pöörduma, et kui on oma mõte, mis vajab läbi põrgatamist ja peegeldamist, siis võtke julgelt ühendust ja mis muud, kui saame siis veel edu soovida, et ma arvan, et me saame ametlikult selle lõpetada ära tänase selle infotunni siin ja praegu ja kui veel keegi tahab siin järgmise 5 minuti jooksul midagi meie käest küsida, siis me saame siin tegelikult olla veel selles kanalis olemas, nii et siis teate seda. Me saame siis lõpetuseks ütelda ainult seda, et tõesti soovime teile edu taotlemisel. Oluline ei ole võib-olla pikkus, eks ju, nendel tekstidel, mida taotlustesse kirjutatakse. PRIA kastid on ka piiritletud, sinna saab teatud arvutähti kirjutada, vaid pigem ikkagi see läbimõeldus ja seoste loomine on see, mida me tahaksime sellel korral hästi võib-olla rõhutada. Ja seoste loomine ikkagi selle piirkonna vajaduste ja kavandatavate tegevuste vahel, nii et ma arvan, et sellist natukene ülevaatlikumat pilku hoida nendel teemadel ja siis küll need seosed ka tulevad, nii et igal juhul soovime teile edu ja jääme siis ootama. Jah.